praegu ühte inimest, keda ma nägin kooli ajal ja ta on minust noorem ja ma vaatasin, et see on tema ema. Ja siis ma sain aru, et oh my god, see polegi tema ema, see on tema. Ja ta on oma emaga täpselt samasugune koopia, sama kehakuju, sama kõnnak, sama figuur, sama pikkus, sama välimus, sama küür on seljas, täpselt sama. Sa olete tähele pannud, kuidas mõni põlvkond lihtsalt on üks ühele koopia. Kõnemaneer, absoluutselt kõik. Ja sa ei saa ka aru, kumb on ema ja tütar, sest enamus inimesi mõtlevad, et see on paratamatus või et see peabki nii olema ja see ongi nagu loogiline ja mitte midagi ei saa muuta, mitte midagi ei saa teha. Mina väga meeldib vaadata just sellistesse mustritesse ja nii-öelda kräkkida see kood lahti, mis tegelikult seal toimub. Ja enamasti on see seotud emotsionaalse tasandiga. On mõtted samad, on käitumusmustrid samad, on samad reageeringud, on samad uskumused, on samad traumad. Ja need korduvadki 3 põlvkonda, 7 põlvkonda, 10 põlvkonda, senikaua kui keegi märkab, et oota, aga äkki saab seda muuta. Aga äkki saab seda koodi muuta kehas. Ma ise täna näen, et seda saab muuta, aga see muutus toimub alles siis, kui sa märkad seda, et oota, aga ma tegelikult ei taha nii jätkata. Tegelikult tahaks oma elu luua. Ma ei taha olla kellegi teatepulga pikendus, kordusmuster. Inimesed tihti ei vaata sügavamale, aga minu jaoks on äärmiselt põnev vaadata tasandil toimuvale, mis toimub tegelikult kehabioloogias, psühholoogilisel, alateadlikul tasandil. Sest kui sa oled selle mindsetiga, et kõik on paratamatus, elu on paratamatus ja mina olen lihtsalt selle elu nii-öelda tagajärg ja ohver ja peangi terve elu kandma samu mustreid ja uskumusi ja ma ei tea, samasugust suurt kehakuju ja jäämagi selliseks, siis sa jäädki selliseks. Seni, kuni keegi märkab, et oota, aga see ei ole okei tegelikult. Siin on midagi veel. Aga mis siin veel on? Ja ma tahangi sind inspireerida ja innustada, alati vaatama sügavamale ja alati nii-öelda lahti kodeerima iseenda elu juurtasandil, et näha läbi tegelikult, kellest sa oled mõjutatud, kas sa tegelikult elad oma elu, kelle mustreid sa kannad.